Maia-Anne ja Oskar, mitmes aastase teil on lauluga maale üritatud käia? See on juba meil 15. aasta. Siis kohe algusest peale? Jaa. Algusest peale, koos Reetlinnaga ja nüüd siis maale jääda. Kus kaugelt te käite siis? Me käime Valgamaalt Tõrvast. Tõrvast, jah. Autoga? Autoga. Palju teil siin fännklubis inimesi on? Meie oleme kahekesi, 2 tükki käib Mustveest, siis üks käib Märjamaalt, üks käib Adaverest ja Põltsamaalt on ka siis 2-3 tükki mõni. Kas te sõidate siis nendega koos ka või tuleb kõik eraldi? Kokku saame me ühes kohas, aga ikkagi oleme ikka kokku saanud ja juttu rääkinud ja telefonis oleme rääkinud ja nii et ikka on tutvust ka juba ikkagi. Käite ürituse väliselt ka koos? Käime ikka. Nii et ühesõnaga olete saanud tänu sellele ka telekuulsusteks? Ikka, paljud tunnevad ära ka ja täna hommikulgi isegi öeldi minule, et sooviti mulle head teed, ühesõnaga reisi ja head laulu ja ikka vaatavad. Vaatavad. On kadedad ka? Ei ole, kahjuks ei ole. Algupoole olid, aga nüüd enam ei ole. Aga nad ise pole kaasa tahtnud tulla? Neil ei ole aega. Tööl on vaja käia ja kodus on vaja lapsi kantsaldada ja... Te olete pensionärid? Mina olen, tema käib ka tööl. Et üks ühesõnaga peab teist tööl käima, et te saaksite seal lauluga maale saates ringi seigelda? Ei, me sõitsime ikka enne ka. Laulusaate pärast meil sõiti ei jääd katki. Me võisime ükskõik mille ära jätta, aga mitte laulusaates, et see suve meie saade ainult. Et laual leib võis olemata olla, aga saaks saatesse, jah? Täpselt. See oli kogu aeg meil ainult unistus. Talv ei sõida ka kusagile ja talv ei ole ka midagi eriti. Aga talve pannud siis nagu raha selle jaoks kõrvale ka juba? Ikka. Ikka tuleb kõrvale panna, kokkuhoidu tuleb teha ju, sääst. Mis saatest võiks saada? Oleks väga tore, kui oleks teda ikka veel, kas või mingi muu nimetuse allgi või.